igavesed teemad, igavesed püüdlused, peatamatu dünaamiline elutõde ja tingimusteta armastuse mäng. Väga luuleline algus. Üks värss on ka Bhagavad Gitas. Krishna ütleb, et mida teevad siis liidrid inimeste ühiskonnas, kultuuris, andekad inimesed ees, siis kõik teevad järgi. Nad võivad seda eitada, mõnel, et ma olen anarhist, eks ju, aga ikkagi mul on mingi fännid, et ma fännin Sex Pistolsit, kes oli ka anarhiabänd ja see pungibänd. Aga ma olen nagu selle ühiskonna vastu ja anarhia. Aga ikkagi oma iidolid, see on meile sisse kodeeritud. Ja siis, kui Jumal ütleb Bhagavad Gitas, Sri Krishna Bhagavan, ütleb, et sarvatarma paritjaja mammakam saranam raja, amtam sarva paapebio mokshashami maasutja. Ja andu minule, et ära pabista, et ma puhastan sind kõikide halbade tegude järelmõjust, et hülga kõik muud protsessid, et lihtsalt andu. Siis see nagu kõlab lihtsalt, umbes, et mängi mingit mängu, aga mäng on nii keeruline, alguses on instruktsiooniga tutvuda. Et sinna läheb kogu aur, et see andumine, see on nagu ühtepidi nagu väga raske, et kui keegi räägib ülista Jumalat, andu Jumalale, kõik kuulub Jumalale, sa kuulad, mõtled, Jumal küll, et kui ta kainespest inimene nii räägib, siis ta on ilmselt lihtsalt kokku või on ta siis mingi aine all, eks ju, tavaliselt lihtne inimene. Keda ülistada, mis, eks ju, kui ma tulen sinu juurde, ütlen, et materiaalses maailmas, kui tõin selle näite, et on eeskujud, eks ju, ja keegi fännab midagi, need kas mingid jalgpallimehed hullud, eks ju, või on valmis ka sahtlisse andma, kui ma olen teist värvi salliga, eks ju. Kõik fännivad midagi, kõigil on see sisse kodeeritud, meeldib, see ei meeldi meile. Ja sellepärast pühakirjad ja pühakad nagu räägivad hästi palju Jumala erinevatest kehastustest, avaldumistest, algsest Jumalast. Jumal on nii palju erinevaid, kuidas öelda, lähenemisnurki, et temast vaimustuda, et peab nagu alguses seda instruktsiooni lugema, nagu enne kui seda mingi lahedat mängu mängida. Et sa ei saa enne vaimustuda, kui keegi tuleb, räägib sulle mingi staarist, et okei, aga räägi tast rohkem, siis räägib sulle igast nüansse, laseb sulle lugusi, ja siis sa hakkad ka nagu fänniks. Et selle Jumalale andumine ja ülistamine on ka sellest, et sa saad aru, et oot, 24/7 loodus, emaka loodus, energiad, elemendid kogu aeg teenindavad mind. Ja et eks ju, on olemas isikusetu energia, Brahman on ka isikuline Bhagavan, algne, eks ju, et iga energia taga on ikkagi isiksus, teadvus. Ja et keegi võimaldab, kas ma teda fännin ja mõtlen temast, mitte mõtle, olen tänulik, ei ole, arvan, et ma ise Jumal vahet ei ole, ikka annab kogu aeg. Ja siis räägitakse tema imelistest omadusest, kui ilus ta on ja mis see annab nagu hingele, kui tähtis see hingele on, et hing enne me otsib siin maailmas kõik variandid ära, aga enne maha ei rahune, kui ta leiab nagu õige variandi, õige sõbra, igavese sõbrast, me oleme igavesti seotud, lahutamatud osakesed sellest tervikust. Ühesõnaga saad seda infi, siis automaatselt step by step su andumise ja tänulikkuse, alandlikkuse protsent suureneb. Alandlikkuse protsent automaatselt, kui sa saad aru, et kui sõltub sa oled kõigist ja kõigest. Et see on oma väike valikvabadus ka, eks ju. Et see õnn sõltub sellest ka muidugi, aga suures plaanis, eks ju, keegi võimaldab meile kogu aeg kõike. See ei ole sina, ega see ei ole mina. See, et ma midagi ära teen, see on ikkagi, ma võtan mingid elemendid või midagi kuskilt, mis on juba olemas. Ja võin selle oma nimele kirjutada. Ma tegin jõle hea loo täna. Kõik kiidavad mind, jõle kihvti musaloo. Hästi panen, nagule. Heli, vibratsioon, noodid, hääleaparaat, isegi intellekt, arukus, kõiki juhib ülihing. Jumala energiat, eks ju, pool Jumalat ka. Terve süsteem. Et mul võimaldatakse, eks ju, kirjutada alla kontrakte. Lõpuks ometi ma olen staar. Nii et lihtne on anduda Jumalale ja tunda tänulikkust ja alandlikkust ja olla kõikide elusolendite alandlik teener, kus sa saad süsteemile pihta. Kui sa ei ole süsteemi uurinud, ei tea ja ei ole praktiseerinud, siis see paistabki selline sentimentaalne, fanaatiline hullus. Loomulikult Jumala asja on kasutatud fanaatiliselt ja sentimentaalselt võib-olla kõige suuremas protsendis maailmas ära, eks ju, omakusu püüdikutel, kaupmeeste ja poliitikute mahinatsioonidel.
või siis isikliku mingi kultuse loomisel, aga see ei muuda seda fakti nagu üldtõde.